Hei! Selles lühikeses videos näitame, kuidas õigesti üles laadida arveid ja muid ettevõtte dokumente ADS Consultancy veebilehele. Pärast kontole sisse logimist mine jaotisse Ettevõtted. Seejärel ava vahekaart Arved oma ettevõtte nime kõrval. Üleval näed vaustu, allahindlus, müügikrediitarve, osta, ostukrediitarve, pangakonto väljavõte ja muu. Enne dokumendi üleslaadimist pead valima õige kausta. Kui kaust on valitud, muutub see teist värvi. See aitab sul selgelt näha, kuhu dokument üles laaditakse. Siin on, kuidas valida õige kaust. Kui väljastasid arve kliendile, vali allahindlus. Kui teed kliendile tagastuse, vali müügikrediitarve. Kütus, rent, telefon, internet, elekter, tarvikud, kõik selline läheb kausta osta. Kui ostsid midagi ja seejärel tagastasid, vali ostukrediitarve. Kõik pangaväljavõtted tuleb laadida kausta pangakonto väljavõte. Kaust muu on mõeldud kõigele, mis ei ole arve. Director loan või juhilaen, important internal documents või olulised sisemised dokumendid, unusual financial transactions või ebatavalised finantstehingud. Näiteks, kui kannad direktorina raha ettevõtte kontole, kirjuta dokumendile Director loan ja laadi see üles kausta muu. Kui oled valinud õige kausta, täida enne üleslaadimist vajalikud väljad. Arve kuupäev. Sisesta arve väljastamise kuupäev. Tarnija. Määra. Kellele arve väljastati müügi puhul või kes väljastas arve sulle ostu puhul. Seejärel sisesta netosumma ilma käibemaksuta. Siis sisesta käibemaks kogusumma. Kui arvel on mitu käibemaksumäära, ei pea neid eraldi jagama. Sisesta lihtsalt kogu käibemaks. Pärast neto ja käibemaksu sisestamist arvutab süsteem automaatselt brutosumma. Pärast kõigi andmete täitmist klõpsa laadi üles ja vali fail oma arvutist või telefonist. Failid võivad olla mis tahes formaadis. PDF, foto, scan, Excel, kõik on lubatud. Ainus nõue on, et dokument peab olema selgelt loetav. See on kõik. Nüüd tead, kuidas õigesti üles laadida arveid ja muid dokumente ADS Consultancy platvormile.